Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere! Täna räägime taaskord isikuandmetest, aga mitte lihtsalt andmetest kui tehnilisest ressursist, vaid andmetest kui äristrateegiast ja üha rohkem ettevõtteid eriti ehitavad oma väärtuspakkumise tegelikult just andmete kogumise, analüüsi ja kasutamise peale. Täna siis räägimegi, mis siis juhtub, kui tegelikult see jäetakse alguses tahaplaanile. Ja vastupidi, kas tugev andmestrateegia võib olla siis hoopis konkurentsieelis ja võib-olla ka investoreid ligi meelitada. Nendel teemadel aitavad siis täna meil siin stuudios mõtetada Siret Talpsepp ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest, kes tegeleb ka andmekaitse teemadega ja siis andmekaitse tarkvarast Datavi Pia Laksjärve. Alustame siis kohe sellest, et sageli mõeldakse, et mingi selline andmestrateegia, et see on mingi IT või üldse mingi analüütika teema, aga tegelikult ju see algab pihta juba ärimudeli disainimisel, et neid otsuseid hakatakse siis tegema, kui ma juba üldse mõtlen, mida ma teen. Mis see andmestrateegia siis ettevõtte vaatest võiks olla ja miks sellest üldse siis rääkida? Et miks sellega peaks teadlikult tegelema? Minu arvates selline nagu andmestrateegia ongi tegelikult osa sellisest üldisest äristrateegiast, et kui sa ettevõttega alustad, et siis üks osa sellest võiks ka olla andmestrateegia, et andmed on ettevõtte jaoks kindlasti väga olulise ärilise väärtusega, aga seda enam tuleks mõelda ka sellele kohe algusest peale, et mis andmeid su ettevõttel üldse vaja on ärilises vaates, kuidas sa neid üldse koguma hakkad, kus sa neid hoiustama hakkad, kuidas need andmed sinu ettevõttes liikuma hakkavad, kes nende andmetega toimetama hakkavad, milleks üldse sul neid andmeid vaja on ja kaua sa neid andmeid säilitad. Täna praktika on ju see, et andmeid säilitatakse ju tähtajatult. Et jah, et minu hinnangul peaks olema see üks osa siis, ütleme äriplaanist siis. Et kui sa ettevõttega alustad, võiks mõelda ka andmete peale. Jah, ma omalt poolt täiesti nõustun teise poole seisukohaga, sest et tänapäeval ikkagi andmed on väga suur väärtus ettevõtte jaoks, on võib-olla mõne teenuse puhul ongi aluseks üldse, et kuidas ettevõte toimib. Et kui me vaatame ka järjest süvenevat sellist AI kasutusele võttu ja ka teenuste ülesehitust AI teenuste põhiselt, siis see puhtalt eeldabki just andmete töötlemist, et kui me ei arvesta selle teenuse välja töötamisel, millised riskid mulle kaasavad, mida ma pean arvestama, kuidas regulatsioon minu tegevust näeb, millised nõuded mulle kehtestab, siis on võib-olla väga keeruline ka leida sellised partnerid, kelle suhtes see teenus usaldust tekitaks. Ja kui meil ei ole tänapäeval usaldust, siis tegelikult meil ei ole ka partnereid. Ehk siis kokku võib võtta niimoodi, et kui ma ise teadlikult sellega ei tegele, seda ei teadvusta, siis see andmestrateegia võib-olla isegi tekib, aga see on väga kehv strateegia. Jah, see võib tekkida, aga siis ta on selline läbimõtlematu strateegia, mis omakorda võib tekitada sellist ressursikulu. Ja kui me räägime tegelikult ka võib-olla alustavate ettevõtetest, siis nende ju nägemus on see, et mul on mingi idee, ma tahan seda tegevust alustada, ma tahan sellega tegeleda, et võib-olla nad ka ei mõtle niivõrd selle andme kogumise või et üldse, et mida ma siis tegema pean, et kui mul mingid andmed on vajalikud, et kas ma pean kuidagi neid tõesti säilitama mingis turvalises keskkonnas või kuidas üldse see toimub. Et siis väikeste ettevõtete või alustavate ettevõtete puhul pigem on ka siis võib-olla see teadlikkus ja teadlik läbimõtlemine just probleemkohaks. Just minu meelest selline andmestrateegia annab võimalusega teadlikult siis alustada ärijuhtimisega, et ma ise praktikas näen seda, et seda teadlikku tegevust just alustatavate ettevõtete puhul võib-olla niivõrd ei ole, et lihtsalt hakatakse midagi tegema ja eesmärk on ju loomulikult kiiresti siis kasumlikuks saada.
aga noh, siin võib juhtuda see, et sama kiirelt, kui sa alustad, siis sama kiirelt see asi ka võib-olla lõpeb sul. Et noh, et seetõttu ongi, et selline läbimõeldud tegevus ja just noh, mina ise näen see, et andmekaitse on see võimalus ka, et või andmestrateegia on ka siis võimalus õppida seda nii-öelda ärijuhtimist siis strateegiliselt. Ja tegelikult kindlasti ju ilmselt, et isegi kui ettevõte teadvustab seda, siis võib olla ka olukordi, kust ikkagi ei tea päris täpselt, kust pihta hakata, et me ka enne siin stuudiukse taga natukene juba jõudsime rääkida, et näiteks käibki koolitusel ära ja siis tal tekib see küsimus, et okei, kõik on väga tore, aga millest ma nüüd pihta hakkan. Võib-olla siis räägiks hoopis sellest vaatest, et kui me tavaliselt ütleme, et mis dokumendid sa andmekaitseliselt selles mõttes pead nii-öelda valmis tegema, et siis räägiks täna hoopis teisest vaatest, et aga mis on need äriotsused või need protsessid või need hetked, mida siis tegelikult andmekaitse mõjutab, isegi kui alguses ütleme, et ettevõte ei mõtle selle peale, et tegelikult see on minu jaoks praegu üks väga tähtis ja nii-öelda võib-olla kõike määrav hetk. Ma võib-olla alustan sellest sinu esimesest märkest, sellest teadlikkuse poolest, et jah, et ma ise tunnetan ka seda, et ettevõttel ongi nagu täna see murekoht, et jah, et nad on nagu kuulnud, et andmekaitse on ja midagi peab tegema, aga nad tõesti, nad ei tea, mida tegema peaks. Ja täna põhiline koht, kus siis nagu küsitakse abi on näiteks advokaadibürood on ja et aga see praktika on pigem see, et sul tehakse midagi valmis, aga see, et sinuni ei jõua see teadlikkus, et kuidas seda teemat siis tegelikult nagu juhtida ettevõttes jätkusuutlikult, et ühekordse dokumendi loomine ei anna sulle teadlikkusest, kuidas seda nagu läbivalt ettevõttes juhtida. Aga siin ongi see, et turul on juba tänaseks selliseid nii-öelda andmekaitsele spetsialiseerunud inimesi ja ettevõtted, kelle eesmärgiks ongi just see, et siis toetada ettevõtteid nende esimeste sammude tegemisel ja ka selle teadlikkuse loomisel ja loomulikult inspektsioon on oma poolt siin nagu panuseid andnud, et seda teadlikkust tõsta. Aga mis need esimesed sammud võiks olla, ongi see, et tegelikult sa peaksid ju aru saama sellest, et mis on need tegevused sul üldse ettevõttes, kus sa isikuandmeid töötled ja kas üldse töötled. Kõik hakkab ju sellest peale, et sul on ülevaade enda ettevõtte protsessidest või siis ettevõtlustegevustest. Et ma arvan, suke esmane nagu ülevaate saamine ja tegelikult andmekaitse vaates ja andmekaitse nõuete vaates on selline hea asi ju selleks loodud, nagu on andmetöötlustoimingute register, see on lihtsalt nagu selline keeruline sõnastus, aga seal all on mõeldud seda, et sa lihtsalt omad ülevaadet sellest, mida sa oma ettevõttes teed isikuandmetega, et see sõna võib-olla on lihtsalt hirmutav, aga tegelikult see on hea võimalus saada teadlikuks, ma ütlen ausalt, et kui see ära nagu teha, siis sealt edasi on juba nagu sa ise juba saad aru sisuliselt, mida sa tegema pead hakkama. Just, et ma alati seda paralleeli toon, et ei kujutaks ju ette, et keegi hakkab ettevõtet looma nii, et ta näiteks oma finantsvaradest sellist ülevaadet ei omaks. Just. Et see on meile nii mõistetav, aga samas võib-olla andmete osas me tegelikult nii ei mõtle. Just, aga nii ongi. Ma arvan ka, et see andmetöötlus nii-öelda ülevaade, ehk siis justkui see register, et see annab nagu ettevõttele pigem nagu endale väärtust, et kuigi jah, et võib-olla vaadatakse, et jälle ma pean mingit dokumenti täitma ja et see on nagu lisakohustus me jaoks, aga samas, kui sa oled selle kord ära kaardistanud, sul on väga selge ülevaade, mida sa teed, kuidas sa teed ja kui tõesti mingisugune situatsioon tekib, kus sul on vaja ka teada ise, et reaalselt mis, kus toimub, siis sul on see võimalus koheselt ja üsna kiiresti ka see ülevaade endale saada. Et ettevõtetel, jah, ma näen eriti just nagu ka alustavate ettevõtete puhul, et kui nad keskenduvad tõesti rohkem nagu ka selle toote või teenuse arendamisele, siis sellised kõrvalised teenused ei pruugi nagu kohe nii-öelda leida, et ma pean nüüd sellega ka tegelema, et ütleme just andmekaitse vaates, et see teadlikkus, ma arvan, et andmekaitse pool on ka andmekaitse inspektsiooni poolt tegelikult väga oluline just see teadlikkuse kasvatamine, et just kus ma alustan sellega, et see on jah raske nende jaoks. Ja siin ma tahangi öelda, et mu enda nagu tunnetus turult on jälle see, et ta on ka kuulnud seda, et
jah, mingi register või midagi sellist peab olema, aga ma ei oska seda ju teha. Et siin jälle, et pigem nagu täna ma näen ka seda, et turul ei ole isegi teadlikkus sellest, et meil on olemas nagu inimesed ja lahendused, mis aitavad ka siin nende registrite loomisel, et sa ei pea ise hakkama jalgratast leiutama, vaid sul on see, et sulle antakse kellel mis lahendused on ja mis siis õpetavad sind tegelikult selle teemaga nagu tegelema, et need on suurepärased võimalused õppida siis nagu ka teadliku ettevõtte juhtimist läbi selle nii-öelda registri loomise, et oleks hea, kui ettevõtted kuidagi otsiksid ise siis selliseid võimalusi, mitte niivõrd, et iseennast et mitte takistusi, vaid just nagu otsiks võimalusi rohkem, et lihtsalt huvi peab olema. Ma arvan, et võib-olla selline lähtepunkt võiks olla aga see põhimõte, et kui ma tean, et mis see teenus on, mida ma tahaksin nii-öelda hakata välja töötama või kellegile pakkuma, et ma vaatan küll, et mida see teenus täpsemalt endast siis sisaldab. Sa kirjeldadki selle lahti, nii-öelda teedki äriplaani, kui sa juba näed, et sul on mingisugune töötlemine, ja siis sa juba sealt saad nii-öelda võtta mingisugust infot, et et näed, et tegelikult mul on ju vaja isikuandmeid, või tegelikult ka, ütleme, ettevõtted vaatas, mul on ka mingit muud konfidentsiaalset infot, et tegelikult kõik see IT, andmekaitse, ärisaladuse kaitse, et need kõik on nii-öelda üks tervik tegelikult, et nad ei ole nagu ka eraldi komponendid, et võib-olla alustav ettevõte ei saagi aru, et ma pean andmekaitsega, siis mul on mingid süsteemid veel vaja üle vaadata, siis mul on veel kellegi ärisaladused, mida ma nüüd kõige selle kompotiga kokku teen, et ma näen, et tegelikult võib-olla peaks ka seda tervikuna vaatama ettevõtte nii-öelda vaatest. Absoluutselt, mul on väga hea meel, et sa selle välja tõid, sellepärast, et ma tahtsingi ise jõuda selleni, et see GDPR-ist lõimitud ja vaikimisi tegelikult siis andmekaitse kohustus, et see ju ütleb ka seda, et juba algusest peale tuleb kõik protsessid üles ehitada niimoodi, et need on päriselt ka turvalised, et üks asi on see, et kui me kaardistame ära, aga siis tekivad need küsimused, et kuidas me hoiame neid, kuidas me logime neid, kuidas me üldse kogu süsteemi mingi arhitektuuri üles ehitame, et kui ma algusest peale sellele ei mõtle, siis ilmselt teatud juhtudel võib see väga kalliks isegi maksma minna, et hiljem seda kõike ümber teha, kui ma avastan, et mul on see tegemata jäänud. Aga ma siis võib-olla siit läheksingi, küsiksin Piia kohe sinu käest edasi, et arvestades lihtsalt teie siis teenuse sellist loogikat ja eripära, et teie pakutegi sellist teenust, mille eesmärk on ju lihtsustada tegelikult natukene ettevõtete tööd. Aga on olnud teil siis olukordi, kui ettevõte tuleb teie juurde niimoodi, et võib-olla on juba mõnda aega turul tegutsenud ja on siis alles tagantjärele mõelnud, et peaks nüüd hakkama sinna juurde ehitama mingit sellist privaatsuse kaitseosa teadlikku juhtimist. Just. On see keeruline sellises olukorras või kuidas see lahenenud on need olukorrad, kui keegi väga hilja selle peale mõtlema hakkab? Eks ta ongi selles mõttes nagu mahukas, nagu ütleme, mahukam siis ettevõtmine, et ma nimetan seda siis nagu selliseks andmekaitse juurutusprotsessiks, kus me siis alustamegi sellest, ütleme, et samamoodi, et toimub see ettevõtte tegevuste kaardistamine, kõik, sul tekib ju full ülevaade siis, et mis sul on ja siis, kui ta näeb seda listi nagu ülesannetest, mis nagu tekib, on ju, et siis see ilmselgelt on hirmutav ja kui sa ei ole nagu algusest peale ennast kuidagi selle teemaga nagu kursis hoidnud, et seal tekivad sellised murekohad ka näiteks, et ega ta ei teagi, et kui me räägime, et näed, et sul on selline süsteem, et oleks vaja selgeks saada, et mis tehnilised turvanõuded siin on. Ega tausalt öeldes, ega see on ka nagu probleemkoht, et ega ettevõtjad ei tea ka nagu selliseid asju, et ta küsib, et mis see nagu on ja et see ongi see, et seda teadlikkust tuleks nagu endaga juba algusest peale kuidagi kasvatada endas seda, et mis see turvalisus tähendab ja mis võimalused selle loomiseks on, et me räägime küll turvalisusest, aga ettevõtjatel ei ole seda teadmist, et mida see nagu tähendab, et ta ütleb, et ma tahan olla turvaline,
aga ma ei tea, kuidas turvaliseks saada. Ja noh, ilmselgelt see ongi siis see, et see on nagu, ütleme siis mõned asjad sa õpetad lapsest saati, on ju, ja laps kasvab keskkonnas ja tal on need teadmised olemas, on ju, et samamoodi hiljem on väga raske midagi võib-olla ümber õpetada või kasvatada, on ju. Et samamoodi on selle teemaga, et see teadmus võiks tekkidagi läbi ettevõtte loomise ja tagantjärgi ongi nagu kindlasti keerulisem ja kui sul on juba valmis lahendusi loodud, valmis protsessid, siis ilmselgelt on neid tagantjärgi keerulisem muuta ja vahest on isegi neid nagu võimatu muuta, sellepärast et see tagantjärgi muutmine on ettevõttele nii kulukas, et see kulu on sama suur kui ettevõtte, ma ei tea, aastakäive võib-olla, aga see on just see põhjusel, et sellega ei ole nagu algusest peale tegeletud, on ju. Ja samuti, et ega protsessegi muuta, et kui me räägime suurtest ettevõtetest, siis suurtes ettevõtetes protsesside muutmine, kuhu on kaasatud palju inimesi, on keeruline, et see ei ole see, et see on ka osaliselt nagu töökultuuri muudatus, on ju. Ja töökultuuri muudatus samamoodi võtab aega, et kui me räägime lõimitud andmekaitsest, siis minu jaoks tähendab see vastutusjagamist ettevõttes, on ju, et meil ei ole üks inimene, kes tegeleb andmekaitsega, vaid see on kogu ettevõtte tegeleb sellega teadlikult. Et see on siuke korralik projekt ettevõtte, aga samas, kui sul on hea tugi, siis saab hakkama. Aga räägime siis natukene investoritest näiteks. Et Siret, sina ka juba siin alguses tegelikult rääkisid sellest, et kuidas see andmekaitse küpsus aitab ka siis kaasa arenemisele. Kas teie siis olete näiteks näinud mingeid olukordi, kus pöördutakse teie poole, soovitakse mingit toetust saada ja tegelikult iseenesest projekt võib-olla on väga hea, aga takistused tekivad selles faasis, et võib-olla hoopis välispartnerid ütlevad, et me vaatame, et andmekaitse mõttest ei ole piisavalt küps, et me saaksime koostööd teha. Eesti pakutavate teenuste vaates võib-olla andmekaitse kui toetuse tingimus otseselt ei ole. Et küll, aga mida me näeme, et enda klientide ja ka partnerite poolt on küll see, et viimasel ajal järjest rohkem on sellist teadlikkust ikkagi tulnud nüüd juurde. Kui me räägime andmekaitsest, aga laiemalt ka muudest konfidentsiaalsetest andmetest ja teabest, siis üsna tihti küsitakse ikkagi, et kes on need andmesaajad, kellega te jagate, soovitakse sõlmida näiteks konfidentsiaalsuslepinguid, kui meile ikkagi edastatakse ka tundlikku teavet. Et selles mõttes seda teadlikkust on, aga pigem võib-olla ka ikkagi suuremate ettevõtete puhul ja võib-olla kes tegelevad ka, ütleme, riigihangetega näiteks, et pigem on sealt poolt, et aga väike ettevõtete puhul jah, pigem vähem jällegi. Aga Piia, kas oled sina mingid selliseid olukordi enda praktikas kohanud? Kuna ma ise ka siin tegelen väikest viisi investeerimisega, siis ausalt mina küll nagu vaatan, kui olen startupidesse investeerinud, et vaatan ka seda poolt või küsin seda poolt, et kuidas andmekaitsega lood on, sellepärast et minu jaoks tähendab see, nagu me esmalt rääkisime sellist nagu teadlikku ja strateegilist ettevõtlust, on ju. Minu jaoks näitab see seda, kas inimesed tegelevad läbimõeldult asjadega või nad siis, toimubki see niimoodi nagu kaootiliselt, et see on minu jaoks nagu lihtsalt selline üks võib-olla siuke mõtte või märgukoht, et kui sellega pole, kui sellega nagu absoluutselt ei tegeleta, siis nagu ma ütlesin, et minu jaoks tähendab, et see peaks olema ikkagi üks osa äriplaanis see andmestrateegia, et kui seda pole, siis võib juhtuda küll see, et vähemalt minu investeeringus nad jäävad ilma. Aga kui nüüd üks alustav ettevõte näiteks meid kuulab hetkel ja mõtlebki, et okei, ma tahan kõik korda teha, tahan, et ikkagi investorid investeeriks, tahan seda usaldust, siis kas on sellised paar küsimust, mida ta peaks endale siis koheselt nagu nii-öelda esitama või mingid sellised
tugipunktid, et ta saaks aru, kus maal esiteks ta üldse omadega on ja kus ta alustama peab? No ma võin ise nagu sellise, ütleme ka, olen ka ju ikkagi nagu alustav ettevõtja olnud, et kui minu jaoks on laual mingi teema, mida ma väga hästi ei tea või ei tunne, siis minu enda jaoks esimene asi on küll see, et ma püüan leida lahendusi, mis aitaks mul esmalt aru saada, mida ma tegema pean ja samas need ju ka annavad mulle siis vastuse küsimusele, kus maal ma selle teemaga nagu olen. Et see, ütleme, andmekaitse on piisavalt spetsiifiline teema, et noh, ma ei näegi seda, et iga ettevõtja peab nagu 100% detailini teadma nagu kõiki asju, aga ta võiks otsida enda jaoks parimaid lahendusi, mis täna on tegelikult turul olemas. Minu jaoks ongi probleem see, et ettevõtjad ei otsi neid, vaid nad pigem nagu ongi teadmatuses, et noh, see teema mu jaoks nagu teadmatu, et las ta praegu nagu olla, et ma siis nagu ei tegele sellega. Et ei otsita neid võimalusi ja lahendusi, et enda jaoks siis nagu probleem või takistus nagu ära lahendada. Ma võib-olla isegi ise tooksin siia ka selle aspekti, et kui me räägime üldse isikuandmete töötamise põhimõtetest, mida me tavaliselt selles kontekstis ka räägime, et kui me räägime eesmärgipärasusest ja minimaalsusest, et siis läbi lihtsalt mõelda ka see, et kui ma tahan mingit sukest väärtust luua, et kas mul üldse ikkagi neid andmeid on vaja, sest mõnikord ei ole ja milliseid andmeid on vaja, et paratamatult jätkuvalt hästi palju levib seda, igaks juhuks ma tahan saada hästi palju andmeid, et noh, äkki mul kuskil läheb vaja, on ju, kunagi või et midagi analüüsida, et tegelikult, et milliseid andmeid mul üldse vaja läheb ja et kui ma näiteks isegi homme neid andmeid kasutada ei saaks, et mis see siis minu ärimudelile teeb, et võib-olla ka natukene nagu seda poolt läbi mõelda. Mulle tundub, et seda väga mõtestada. See teadmine hakkabki tekkima seda, kui nad hakkavadki nii-öelda teadlikult seda, nagu me räägime andmetöötluskaardistust tegemisest, andmetöötlus hakkab sul suhteliselt nagu kohe peale. Et aga see ongi see, et kuidas siis seda nagu teadlikult teha. Et kui sa teedki teadlikult, siis sa lihtsalt mõtled selle teema peale. Et kui sa näiteks võtad, et okei, ma hakkan kliente siin nagu arveldama, ongi selline tegevus, ilmselt ma töötlen seal isikuandmeid, ma pean neil ju arved väljastama. Sa kohe mõtled, et okei, et kui sul on seal ees, et mis andmeid sa seal töötled, sa mõtledki nagu hakkad, et mis andmeid mul siis nagu seal tegelikult vaja on, et vähemalt mina isiklikult olen küll siis nagu mõelnud, aga okei, me täna küsime ka nagu sellised andmeid, mul tegelikult ju neid ei ole nagu vaja, et andmed on toredad, aga nendega kaasnevad ka omad riskid. Ma olen tõesti nõus ja näiteks hästi paljude e-poodide kaudu on ka näha, et kogutaksegi andmeid, mida reaalselt vaja ei ole, et kui sul on ainult e-pood ja sa küsid inimese käest tema nime ja telefoninumber on aru saada, et ma saaksin pakiautomaadi panna, aga sa küsid ka koduaadressi näiteks ja veel mingisuguseid muid andmeid sinna juurde, et mida tegelikult sul vaja ei ole. Aga samas, kui sa oled neid andmeid juba kogunud, siis sinu jaoks tähendab see seda, et sa ka vastutad nende andmete eest. Sa pead tagama nende turvalise töötlemise ja see tegelikult suurendab ka ettevõtte riske. Et võib-olla kui läbi mõelda ka teadlikult see, et kas mul tõesti ikkagi neid andmeid on vaja, et mis on nende andmete töötlemise eesmärk ja kui ikkagi ka selgub, et tõesti, et ma saaksin ka ilma nende andmetega väga hästi oma tegevust ellu viia, siis sa maandad sellega ka oluliselt oma riske, ehk siis tegelikult see planeeritud tegevus ja läbimõtlemine annab sulle ikkagi päris palju juurde. Ja siit mul kohe nagu tekkis nagu selline mõte või nagu küsimuse kohta, ega ma täna, et näiteks kui võtame ülikoolides ja kuskil, ma ei tea, rakenduskoolides ja kus õpetatakse ka siis majanduse poolt, et kuidas seal seda nagu äriplaani tegemist ja juhtimist nagu õpetatakse, et ega kui sa ettevõtlusega alustama hakkad, ega sa ju mõtled juba eoses läbi, et mis on need tegevused, mida ma siis nagu tegema hakkan. Sa ju mõtled, et mul on raamatupidamistarkvara vaja ja mul on nagu seda teist kolmandat vaja, ja sa paned need asjad endale kirja, et see registri loomine siis ütleme, võiks olla juba üks osa siis sellest nagu äriplaanist, et
võib-olla on see nagu mõttekoht nagu, et kust see teadlikkus siis peale tegelikult hakkab, on ju, et kuhu noortele seda teadlikkust siis nagu viia, on ju. Ja kui see register juba ütleme on ka loodud, et siis minu arust väga oluline on ka selle järjepidev nii-öelda värskendamine või et kui öelda, et ma lasen nüüd advokaadibürool oma selle valmis teha, et mul on kõik korras nüüd, siis tegelikult see nii ei ole, sest tänapäevase maailm on nii kiiresti muutuv, meie protsessid muutuvad väga kiiresti, andmetöötlused muutuvad, et lõpuks on ju selle ülevaate eesmärk ongi see, et sa tead, kuidas sa teed, et kui sa lihtsalt teed ta valmis ja jätad ta lihtsalt seisma, et siis üks hetk tegelikult ei ole ka sellest sul abi, et siuke pidev ikkagi, just et pidev arvestamine, et sul on ikkagi samamoodi, nagu sa planeerid oma võib-olla tegevusi, et ma nüüd tahaksin sinna turule näiteks siseneda, et samamoodi sa arvestad koheselt juba ka nende andmekaitsenõuetega iga oma tegevuse planeerimisel, et on osa selle tegevuse väljatöötamisest. Just. Ja mul tekkis siin kohe mitu mõtet, ma nüüd üritan neid mitte ära kaotada, et võib-olla ka üks asi, mida me ei ole ka võib-olla nii selgelt siin praegu välja andnud, on ka see, et see register ei ole ju, meie ütleme isegi andmetöötlus ülevaade, et see ei ole see, et ma panen lihtsalt kirja, vaid tegelikult ma ju vaatan ka seda, kas mul üldse õiguslik alus näiteks on. Et kas ma selles mõttes päriselt nagu juriidiliselt tohin neid andmeid töödelda. Et mida meie Andmekaitse Inspektsioonis näeme, on tihti see, et mõeldaksegi, kogu plaan on olemas. Nad teevad väga hästi, kus need andmed võiks tulla, kuhu need võiks minna, mida nendega teha, aga siis me jõuame lõpuks selleni, et teil ei ole õiguslikku alust üldsegi. Ja see on tegelikult väga kurb, sellepärast, et inimesed on nii palju tööd sinna pannud alla ja siis tuleb välja, et see ei ole üldsegi tegelikult juriidiliselt võib-olla võimalik. Just, nii ongi, et kuna see register ju oma sisult, et mõni võib-olla ütleb, issand, ma pean nii palju asju nagu läbi mõtlema, aga näiteks see sama nüanss on, et sa muud asjad mõtled läbi, aga kui seda sulle nagu ei öelda, et sa peaks läbi mõtlema, siis ongi kogu suur töö on nagu sul kadunud, on. Ja mis ma tahtsin veel siia lisada selle, et register nagu, et tuleks hoida up to date, on ka see, et lisaks, et sa ise tead, mis sul toimub, sa ju pead enda kliente ka teavitama sellest, et kuidas sa nende andmetega ümber käid, et see ongi okei, sest klient ju tahabki ju aru saada, kuidas, mismoodi, on. Aga sa ei suuda seda teha, kui sul ei ole nii-öelda up to date registrit olemas. Et mul endal on küll praktikas see, et kui ma lähen kuskile ettevõtte kodulehele ja siis ma privaatsusteated loen, siis ma saan kohe aru, et kas need põhinevad nagu tegelikult reaalsel mingil andmetöötluse ülevaatel või need on kopeeritud kuskilt teise ettevõtte koduleheküljelt või lihtsalt nagu mingi tekst sinna kokku kirjutatud, on. Ja see annab mulle jälle nagu aimu sellest, et kas ettevõte on teadlikult sisuliselt toimetanud või siis mitte. Ja ma eelistan ettevõtteid, ma eelistan spordiklubi, kus ei ole nii-öelda spordivahendid hooldamata, mis jäävad ohtu mu elu ja tervise, on. Samamoodi ma eelistan nagu ettevõtted, kus ma nagu tean, et kui ma sinna andmed annan, et mis nende andmetega siis seal tegelikult toimub, on. Sina oled kindlasti ka väga andmekaitse teadlik, aga ikkagi ma pean ütlema, et tõepoolest inimesed on muutunud ka nõudlikumaks, et kliendid on muutunud nõudlikumaks, et selles mõttes kindlasti ka see võiks motiveerida. Mis ma selle nii-öelda andmete asja ja ajakohasuse või nii-öelda up to date osas, siis tegelikult ju üks väike nüanss, mis siin veel mängu tuleb, et hästi palju tahetakse ju kõike automatiseerida ka, mis on jälle üliäge, väga hea, ei saa salata, AI ka areneb meil mühinal, et kui me tahame tegelikult ju mingit siukseid protsesse luua, siis jällegi see on ju ülitähtis, et ma teaksin, mis andmete peale ma üldse midagi ehitan. Just. Et ütleme, et suke digitaliseerimine ja AI siis lahendused, et need tegelikult eeldavad strateegilist läbimõeldud andmehaldust, et ma ei kujuta ette üldse, et sul seda siis ei ole.
ai puhul on ju ka see, et kui me vaatame, et on olemas ju need vabavaralised lahendused või siis on ka olemas võimalik ju ka tellida omal nii-öelda lokaalne ai tööriist, et jah, ühel on hind oluliselt kõrgem kui teisel kindlasti, et odavam oleks ju võtta see juba turult mingisugune lahendus, aga siin tekib see küsimus, et kas sa oled veendunud selle kasutamisel, et kuhu sinu andmed ikkagi lõppkokkuvõttes jõuavad. Ja kui sa kasutad vabavaralist ai-d, mille võib-olla omanik ettevõte asub väljaspool Euroopa Liitu ja kui sa ei tea, kuhu need andmed jõuavad ja kui sa plaanid töödelda isiku andmeid, siis on ikkagi väga-väga suur risk su jaoks, et siis tulekski lähtudes sellest, milliseid andmeid, miks sul vaja töödelda on ja kui konfidentsiaalset infot sa ikkagi sinna süsteemi laed, et see on kindlasti väga oluline läbi mõelda siin. Jaa, kindlasti jah, et siin peab rõhutama seda, et kas see üldse õiguslik alus nii-öelda olemas on, et kas ma üldse tohin seda teha. On ka muud sellist automatiseerimist, et tahetakse protsess paremaks teha, et siis lihtsalt võib olla jällegi üks asi, mis võiks panna mõtlema, et tegelikult need andmed peab enne korda tegema ja mul peab mingi strateegia olema. Ütleme siis selline raudreegel võiks olla, et kui sa hakkad midagi uut tegema, siis esimene asi on see, et sa enda jaoks teedki selle andmetöötluse ülevaate läbi nagu. See ongi ju selle asja point, et sa mõtled enda jaoks selle teema läbi, et sul hiljem ei oleks neid üllatus nagu momente suuri. Üks üllatusmoment suur olekski see, et sa ei tohi seda teha. Võib-olla sa oled ostnud endale mingid vägevad seadmed, võib-olla juba siin koostöölepingut sõlmid, kus on leppetrahvid sees, mis iganes. Ja siis sul on see, et sa ei tohigi seda kõike nagu teha. Ja siis sul on nagu, ütleme nii, et on jama majas, et sa oled endale ostnud asju kokku, sa oled sõlminud siduvad lepingud enda jaoks, aga tegelikult sa seda käiku ei saagi lasta. Et see ongi see, et ei oleks seda halbu tagajärgi, ütleme ettevõtte jaoks, et oleks mõistlik tegeleda lõimitud andmekaitsega, ehk siis algusest peale läbi mõelda, mida sa tegema hakkad. Ja õigusliku aluse puhul on ju ka see võib-olla, mille peale kindlasti väikeettevõte ka ei mõtle koheselt on, et jah, et võib-olla esmase andmekogumise osas mul ongi olemas õiguslik alus, aga nüüd ma tahaksin hoopis midagi muud nende samad andmetega teha. See tähendab, et see on hoopis teisel eesmärgil andmetöötlus, et kas selleks eesmärgiks mul ikkagi on õiguslik alus olemas või mitte, et ka see ülevaade ju kirjeldabki kõik need toimingud eesmärgipõhiselt ja andmekoosseisupõhiselt ära ja kui sa vaatad iga seda toimingut ja sul on kõik need olulised nüansid kirjas seal õiguslik alus, siis sul on endal nagu ka parem ja ka selge ja veendumus olemas, et sa võid nagu seda kõike teha. Ehk siis, kui me räägime andmetöötlustoimingute ülevaatest, siis sinna peab alati panema kirja selle, et mida ma parasjagu teen, aga tegelikult minu meelest on päris hea point, et kui ma tean, et ma tahan veel tulevikus kuidagi kuhugi areneda, et siis ka nagu strateegiliselt mõnes mõttes ka juba see läbi mõelda, et kas või ka see kirja panna. Just. Et see ei pea olema nii, et ma homme alustan, vaid see on see, et sa võib-olla oled mõelnud siin 5 aastat ette enda jaoks ja sa juba eeldad, et midagi tahad hakata tegema, et see seal juba ära kirjeldada või läbi mõelda, et see ongi see, et see ongi üks osa minu jaoks kogu aeg sellisest nagu ärijuhtimisest. Nagu ma ütlesin, et see on nagu võimalus teadlikult äri juhtida. Üks väga hea näide võib-olla ka siia vahele kohe, et kus see eesmärk võib ka muutuda, et kui kliendi suhte alguses me näiteks müügi eesmärgil saame e-posti aadressi, et me töötlemegi siis arvete ja lepingute vaates neid andmeid, aga võib-olla üks hetk mul tekib mingi hea mõte, et me jagaks oma koostööpartneritega neid andmeid edasi, et kas ma saan ikkagi seda teha, et ka see nagu läbi mõelda tõesti juba strateegilises vaates, võib-olla niisugune koostöövõrgustiku loomine on väga hea mõte, aga kas sa ikkagi saad seda teha varasema praktikalt, et see on see küsimus, jah. Juba oleme natukene sellest rääkinud ka ja Pia juba ütles ka, et ta ikkagi jõusaali valib näiteks tema ka ikka selle järgi, et seal oleks seadmed korras ja samamoodi ka siis vaatab andmekaitse osa. Aga milline on siis tegelikult, kuidas te näete seda seost ikkagi brändi maine ja andmekaitse vahel? Just sellest vaatest, et kuidas mõjutab see brändi mainet näiteks siis, kui see on väga hästi või kui see on väga halvasti?
ma alustan sellest, et kui midagi juhtub, et nagu ma ütlesin, et tahetakse kiiresti kuskile jõuda, aga kui midagi juhtub, siis suuresti see mainekahju võib selle asja sul ära rikkuda, et ma näen ikkagi seda, et andmekaitse intsident mõjub siis ettevõtte mainele ikkagi ma ise ju olen ka lugenud siit meediast ja igalt poolt, et tihtipeale tegevus ka lõpeb peale seda, kas see mõjub hästi, et nagu sa ise välja tõid, et see teadlikkus inimestes on kasvamas, et loomulikult mina ju teadliku inimesena, mulle see loeb väga palju, aga see suuresti sõltub ka selle ühiskonna üldisest teadlikkusest sellest teemast, aga ma ise tunnatan ka seda, et inimesed enam vaatavad seda või neid huvitab seda, et kuidas üks või teine ettevõte nende andmeid töötleb. Ja ma saan ka sellest aru, sest me ise ju näeme ka, mis ühiskonnas toimub, et kui palju on selliseid siis pahalaste poolt toime pandud mingid rünnakuid või ka lihtsalt skämmkõned ja mis iganes, et inimesed on lihtsalt juba palju ettevaatlikumaks muutunud, ja kuna ma ise puutun kokku ka väga palju erinevate ettevõtetega andmekaitse teemal, siis tegelikult ka inimesed küsivad väga palju ettevõtetelt ja soovivad ka asju teada ja näha, et nad ennem ei astugi mingi ettevõttega siis nii-öelda suhtesse, kui neil ei ole siis teatud info käes. Et neid väga huvitab, et kas nende andmed on Eestis või need liiguvad kuskile mujale või kas nad on selle ettevõtte käes või saab keegi teine nendele veel ligi, et jah, et ma arvan, sellist brändide, et kas see mõjub brändile hästi, siis kindlasti, mina olen küll seda meelt, et kindlasti. Ma olen ka täiesti nõus, et ma näen ka just EIS-i klientide ja ka partnerite vaates seda, et ikkagi küsitakse konfidentsiaalsuse kohta, vajadusel ka siis, et sõlmime vastavad lepingud, et ettevõtted ja kliendid ikkagi kaitsevad enda andmeid, et nad ei anna neid niisama tõesti käest ära, et nende jaoks on ikkagi pigem see oluline, aga jah, väikeste ettevõtete vaates, et raske võib-olla on täpsemalt jah, et aru saada, mida ma siis tegema pean või kuidas selles rägastikus ka nii-öelda kõike kohustuslikku siis ellu viia, et see on võib-olla natukene keerulisem, aga ma arvan ka, et brändi mõttes see kindlasti mõjub väga oluliselt, et kas sa oled piisavalt usaldusväärne, kas sinu kliendid saavad arvestada, et nende andmed on sinu juures, et kui me ise mõtleme, et kui mul puudub kellegi suhtes usaldus, siis ma ju ei tee temaga koostööd, et samamoodi on ju see ettevõtete vahel, et kui ikkagi ettevõtte tegevus on väga kaootiline ja läbimõtlematu, siis on üsna keeruline seda partnerit usaldada. Ma tooks võrdluse erasuhetest, et ma isiklikult ei tahaks elada koos inimesega, kes iga meie omavahelist vestlust läheb ja räägib küla peal laiali, et sama, et ma ei soovi ettevõttega teha koostööd, kus tegelikult see usaldusväärsus puudub, võib-olla mu andmed jõuavad, ma ei tea kuhu ja mis nendega tehakse, või ettevõttel pole kontrolli selle üle, mis toimub, Et seoses nende uudistega ka, mis sa välja tõid, et enamasti ikkagi sellised juhtumid uudistesse jõuavad, et isegi võib-olla, kui ma ei oleks nii andmekaitse teadlik inimene, sest juba see, et mul see nimi jääb seal meelde ja et midagi oli ja nad mingi võib-olla isegi trahvi said ja midagi juhtus, et siis ma ise kas või täiesti mingis teistes valdkondades olen tajunud seda, et paraku kui ma korra seda negatiivset uudist juba näen, siis juba paneb mõtlema, et ma ei tea, kas ma seda äppi ikka tahan alla laadida või mis iganes on ju, et me peame arvestama ka, et tegelikult ju inimesed tänapäeval mõnikord nad väga kaugemale ei loegi ja piisab ka ainult sellest pealkirjast. Just. Enne kui me täitsa lõpetame, siis ma võib-olla selle brändi ja mainega seoses tooksin niisuguse laiema pildi ka sisse. Eestil on ju ka väga tugev selline e-riigi ja digiriigi bränd, et ma tean, meil käiakse külas esitluskeskustes kuulamas ja õppimas selle kohta, kas Eesti ettevõtete andmekaitseküpsus tegelikult võib mõjutada ka meie sellist kui Eesti digiriigi
ja niisugust brändi ja mainet? Ma arvan, et see kindlasti mõjutab, sest et kõik meie ettevõtted, nii väiksed kui suured, ju tegelikult kannavad seda kuvandit edasi. Et kui me tahame ikkagi tuua ka välisinvesteeringuid näiteks Eestisse, siis see, kuidas me oma klientidesse suhtume, kuidas me nende varasse andmetesse suhtume, kõik see ju mõjutab seda, et nii meie riiki, aga ka siis ettevõtte tasandil jällegi, et selles mõttes tõesti, et kui meie Eesti nii-öelda riik on 100% digitaalne ja et nüüd saab ju ka alates 2024. aasta lõpus ka lahutuse avalduse esitada digitaalselt, et siis see on jah, meie nii-öelda üks müügiargument kindlasti ja seetõttu ma arvan, et on väga oluline ka, et ettevõtted seda enda tegevuses rakendaksid, sest et laiemalt see tõesti kandub edasi ka meie riigi kuvandile. Ehk siis mulle tundub, et kui see saade kokku võtta, siis andmekaitse ei ole mitte pidur, vaid hoopis ikkagi selline kvaliteedimärk, kui sellega kõik korras on. Absoluutselt. Jaa, kindlasti. Aga suur aitäh teile, mul oli väga põnev kuulata teid ja ma loodan siis, et ka kuulajad said siit mõtteainet, et mida peaks tegema või mitte tegema ja peatse kuulmiseni ja aitäh teile, tõesti väga põnev oli.